Marek Markson, sind valiti kõige esimese mängijana Eesti ajaloos rannajalgpalli kuulsuste halli. Kuidas tunne on? No, tunne on väga meeldiv loomulikult, et seda ala ei ole ju nii väga pikalt mängitud ja ütleme, kui me 2003 siin alustasime, siis mina olin tõesti see esimene, kes siin nagu oli ja siiamaani ütleme siin veel, see aasta ei ole mänginud, aga siiamaani olen nagu püsinud ja nüüd olen nagu ametlikult nii-öelda loobunud, aga see on väga meeldiv üllatus, et nii on ja eks järgmised tulevad nüüd järgmiste aastatega järjest järgi. Kui sa peaksid kuidagi reklaamima sellist ala nagu rannajalgpall, millised oleks need märksõnad või need plussid sinu jaoks? Atraktiivsus, see on peamine sõna, sest et ikka, kui sa võrdled tavajalgpalli rannajalgpalliga, siis ütleme inimese jaoks, kes seda ala vaatab, siis mänguolukorrad vahetuvad nagu nii kiiresti ja see on nagu nii huvitav. Iga 5, 6, 7 sekundi tagant on uus olukord ja need efektsed sooritused siin, mida me siin näeme, et see on see, mis see ala nagu teeb huvitavaks inimestele vaadata. Sa ise oled nii-öelda natukene pensionile läinud, aga millise pilguga sa jälgid rannajalgpalli, seda, mis praegu toimub ja millist tulevikku sa näed Eestis rannajalgpallil? Loomulikult ma jälgin ja jään seda ala jälgima, kuna ma ise seda ala väga armastan ja see mulle väga meeldib. Aga kuidas ma näen seda ala, seda on raske nagu ette näha, kuna Eesti riik ja meie mängijate valik on nagu nii väike tegelikult. Et see baas, mis jääb nii-öelda tavajalgpallist üle, et kahjuks nagu see on siis see, mis mängib nagu rannajalgpalli. Aga isegi selle põhjal, mis sealt üle jääb, see tase, mis tänapäeval siin nüüd on, see on väga-väga-väga kõva. Kui meid vaatab mõni näiteks noor mees või noor neiu, kes mõtleb, kas hakata harrastama rannajalgpalli või mitte, mida sa ütleksid talle? Tule ja proovi, et leia üles sõber või leia keegi, kes seda mängu mängib või mis iganes, tule lihtsalt ja proovi seda mängu mängida ja vaata, kas sul see meeldib, nagu iga spordialaga, et kõigepealt tuleb järgi proovida ja kui see sulle meeldib, siis anna minna. Ja viimane minu jaoks kõige, ma ei oska öelda, sellisem asisem küsimus, kui ma kõrvalt vaatan, kas ei ole nii, et liiva peal on tegelikult päris raske kiiresti joosta ja teha igasuguseid selliseid kiireid liigutusi? Sul on täiesti õigus, et liiv on ju raske ja ebatasane ja see nii-öelda annabki tegelikult selle võlu sellele mängule, kuna seda mööda maad ajada taga on nagu päris raske. Et vahepeal, kui te näete, kui mängijad mööda maad mängivad, siis nad seal takerduvad ja vahepeal on 4 vedu ja kõik sellised asjad. Aga jälle teise pilgu pealt vaadates, et kui sa tuled näiteks, et kui jalgpallur tuleb siin näiteks Rimo praegu vaadata, et ta tuleb nagu muru pealt, kõva pinna pealt, tuleb nagu liiva peale ja on päris hästi nagu ära adopteerunud juba, et kõige hullem see asi ei ole, on ju. Aga see on, loomulikult see on raske, see vajab harjumist, et kes kiiremini, kes natuke võtab rohkem aega, et väga hea, et näiteks selline mees nagu Aleksandr Zaharov oma esimesel aastal juba tegi väga hea hooaja kohe. Suur aitäh ja veel kord palju õnne! Aitäh teile!